Pole ammu videot teinud, vahepeal on suvi tulnud, üle maailma käinud igasugused haigused ja viirused. Aga mõtlesime, et on ilus ilm ja kuhugi välismaale praegu vist ei saanudki lennata, vaatasime seal lennukid lendasid alles. Vaatasime siin jah, igast Palisaared, mingid Malediivid, värgid, raha oleks olnud küll, aga kahjuks praegu ei saa minna. Ja raha oleks on mitmereisi jaoks ja hoopis kolinud ära, aga ei saa, vaata lennukid ja lende. Mõtlesime ka eralennuki rentimise peale, aga... Ja. Aga ühesõnaga mõtlesime, et lähme tiirat matki Eesti peal ja mis me siis lähme siis Viljandisse kõigepealt või? No jah, meil jäid nagu kaalukausile Viljandi ja Rakvere ja mingi Narva peale mõtlesime ja Tartus võiks käia ja mina tahaks suhteliselt Haapsallu minna, aga pigem ma helistaks nädalavahetusel minna ühesõnaga vaatama. Alustame Viljandist ja vaatame, kas jõuame Tartu võib-olla Narva ka veel otsaga, nagu et lähme teeme Viljandist trenni. Peab ju trenni tegema, sest vahepeal kõik lihased on ära kadunud selle kuradi Kati kõrval. Kati on nii kuiv nagu Bruce Lee, et tema kõrval ei taha nagu eriti poseerida. Aga vaatame siis, milline Viljandi välja näeb ja millised jõusaalid seal on ja kuidas treenimisvõimalused on ja tutvustame inimestele Eestimaad. Ilmaga on igastes küll väga vedanud, sest et mega palav on. Kati lakkas puhkus ja siis ta saab nagu natuke tiirutada. Nii et lähme vaatame, kus kaudu me lähme, kas lähme mööda Tartu maanteed või Viljandi maanteed. Ma arvan, et mööda Viljandi maanteed. Eks ole seda Tartu maanteed juba sõidetud oma jagu. Ja, nii et tulge meiega ja saate tasuta reisida. Kes ütles, et Rich Piana ei ole elus? Paar tatuud peale ja good morning, you father, motherfucker. Okei, lähme. Nii, oleme jõudnud kuhu kohta? Türile või? Käisime poes, ostsime süüa. Lõhe ja ühepäeva toit 1.56 või see oli forell või? Forell. Peale on siia pannud praetud lõhe, nii et ma ei tea. 3.06. Siis kui tulete siia Coopi-poodi, siis te saate endale siukse söögi. Et ei pea alati nüüd oma kana ja kõiki kaasas vedama. Et saab ka poes päris. Nüüd on poodis nii palju soojalette, et saab osta vabalt endale mingid asju, mis see on täiesti liha. Ja siis kui tulete naisega sööma või naisega kuhugi poodi sööma, siis oska talle ka naisega poodi sööma. Sellepärast ta sööb nii teie asjad ka ära. Et okei. Mida sa ajad? Lähme hakkame sööma. Ühe palju jõudsime Viljandi jõusaali. Kati näitab tisse või? Ei näita. Läbi saama. Kuidas siis Viljandi MyFitness tundub? Mulle tegelikult väga meeldib see klubi. Pole nii ammu MyFitnessis käinud, et need aparaadid on nii mõnus vaheldus, minu mõelest sükane nagu natuke teise liikumisega, väga hea liikumisega. Täitsa suur klubi on ka, see on mingid erinevad need nurgalabused ja tegelikult on kokku päris suur nagu. Ja väljas on peaaegu 27. Mega pole. Ja siin on jahutus sees ilusti mõnus. Nii, mis me nüüd teeme? Ma ei tea, me vaatame Viljandi peal ringi, kuna ma käisin Viljandis vist äkki viimati, kui ma olin 15, midagi sellist, 14 võib-olla isegi. Vaatame jah, sinna Viljandi järve nägime, siis peab kuhu hotelli minema ja siis juhtum mõtlema, kui edasi homseks. Nüüd olen veel
teen õlale väikse lendamise, täna küll õlapäev pole, aga mul on sellised väiksed kitsad õlad, nii et ma pean need tegema sellised kondised. Lihtsalt on täiesti nõme ja mõtete sellised nasikõrvad ennast poseerida kuivi nagu Bruce Lee. Ma pean ikka vaatama enda mingisuguse paksukese. Pisikese ja paksukese. Mitte midagi isiklikku, lihtsalt sellepärast, et ennast paremini tunda. Kuna mis sul viga on, siis nagu see oleks mingi paks? Pole midagi. 16 nädalat vähem kui jäänud on. 15 nädalat on jäänud, siis läheb toitumine puhtaks. On, mida ma võtta hotell kuskilt. Aga 2 hotelli on hetkel säärel. Mõtleme veel, kas tsentrumhotell või parkhotell. Ma ei tea, ma ei suuda otsustada. Peame vist kulli ja kiire viskama. Alati, kui kulli kiire visata, siis sa saad alati teada, mida sa tegelikult tahad. Jah, võimalik. Okei, vahet ei ole, kuna Kati läks puhkus ja täna on meil üks tähtpäev käes, siis ma arvan, et võtame selle 77 eurot. Palju või? 77 või? No mu sünniaasta on ka 77, sest peab midagi head tulema. Märgiline ka. Kahjuks ei ole hotelli, mis maksaks 89 euro, mida oleks selle võtnud. Ja kui lähme kohale, siis tuleb välja, et on 1000 täis. Ei ole, hetkel on sama. Lähme siis sinna, vaatame, mis hotell see on ja siis lähme vaatame jooma linna peale. No, pardon. Ühesõnaga planeeri. Let's go! Kuidas siis hotellis mulje on? Ma tegelikult on küll väga ilus 4. korruse toa, mis oli väga imelik või mitte imelik, vaid teistmoodi oli see, et pidi märkima ära hommikusöögimenüü, mida süüa tahad nagu ristikestega kõik tegema. Aga see on sellepärast, et võib-olla need inimesi oli üle. Ei, see ongi selle koroona pärast nagu, et märkima kella aja ja lihtsalt eelmine nädalavahetus, kui mul vanemad käisid spaas, et siis neil oli lihtsalt, et nad pidid kella aja märkima, aga just see, et võib-olla sellepärast ka, et vaata nii palju inimesi ei ole hotellis, siis nad ei viitsi süüa teha ka nii palju ette. Seda küll. Pigem selles võib-olla. Nii et, ma ei tea. Aga ei, see on küll väga ilus. 414 oli mida. Ja, suurus sellel toal on. Näha on, et siuke luksvariant. Peegel. Ja jahe on. Konditsioneer on, telekas on, väljavaade. Väljavaade on siin nagu huvitav, vaata. Too väljavaade on hotelli sissevaade. Hotelli väljavaade on sissevaade. Päris väga. Ja, mis siin on sul vannituba? Ehk tulete parkhotelli Viljandisse, siis on siukene. Seda võib soovitada küll. Ja. Siin peal on näeb tähti taevas. Jaa. Aga kui ma tahame üheseks kinni panna selle? Kuulete, see käib asja juurde, et tuvid karjuvad katusele, kes iganes. Nüüd me oleme Viljandi peal. Täiesti nii tühi. Sina oled siin, kui meid ei oleks, siis oleks täiesti tühi. Et üks inimene veel seal. Aga jah, tühi on. Kõik on see koroona on ikka oma töö teinud, ma vaatan. Ei no ma ei tea päeval siis, kui me kõiksime ringi, siis tundus küll nagu mega sagimine, aga praegu on jah väga imelikult vaikseks tõmmanud, kell on alles 6 õhtul. Aga noh, ma ei tea, ma arvan, sinna poole jääb vist mingi see kesklinna ja sinna teisele poole jääb järve kant. Ma ütlen ausalt, et ma olin viimati nii ammu Viljandis, et mul nagu ei ole nagu halli aimugi, et mis siin on üldse ja täiesti nagu tundmata. See on siuke nagu kohati nagu külalinn nagu. Vist on mõtlegi aru, kust mingi tee läheb. Seal peaks olema järv. Mõtlesin, vaatame järva, aga ilmselt see rand või midagi natuke eemal, aga noh, mis me ikka teeme siis? Kondleme siin mööda Viljandi. Mis asi see on siis Avulit ja vanalinn on ka vist seal samas. Päris lahedad tänavad, mingi selline väga omapärane.
selles mõttes nagu natuke isegi mõtlen, et miks me ei ole üldse varem käinud siin, et tundub kuidagi nii teine maailm. Nagu oleks kuskil, ma ei tea, välismaa reisil kohe. Näed, siit trepp läheb ilusti sinna kuskile. Ja vaatame, äkki me ujuma või? Mida? Sina oled küll viimane inimene ujuma. No jah, aitäh jälle. Tegi siin kõigi inimeste ees mind jälle panime lolli kuulsuse. Mina olen viimane inimene, kes ujuma läheb, jah? Sulle ei meeldi ju külmas ujuda. Ega mulle ka ei meeldi. Aga kuule praegu 30 järel sooja, äkki on 50 sooja. Äkki võid püksi tulla. Tundub, et need inimesed tulid kõik randa, kes seal linnast ei anda. Ja päris palju inimesi. Peaks ikka ka varbad vette lõpnama. Jaa, sina lükkad, jah. No mine ujuma nüüd. Iseenesest väga hull ei ole. 21 kraadi andmete järgi peaks olema. Aga see on küll nagu veider, et suht mingi täiega, suht sitane on. Mingi täiega nüüd sodidu tõsta. Ole, see on mingi... See olid enne mingid plaastid ja mingi pudel ja mingi... No võib-olla mõnel naisel on päevad ja siis on ära libisenud, vaata. Plaast. Paned plaastri ette. Mine hüppa nüüd peaga. Sa võid ette näidata. Tuleme sööma. Viljandis pannakse kõik kohad, söögikohad pannakse kell 7 kinni, peale 7 inimesed Viljandi ei söö. Nagu oled sa ülekaalulist Viljandilast näinud? Ei ole. See ongi see põhjus. Aga leidsime siit mingisuguse, mis siin oli, suur vend või? Ei, suures vennas me käisime, aga see oli justkui nagu lahti, et kõigile avatud, et astuge aga sisse, aga siis astusime sisse ja öeldi, et vabandust, me oleme kinni. Juba pühiti põrand. Kuigi kõik siis tulime seal terrassi Armeenia vestis. lõkki, tellisin selle mingi supi, ma ei mäleta, mis supp see oli. Hartšoo ehk et teisisõna Ungari guljassi supp. Ja siis teine lõkk tuleb pärast ja muidugi ei saa ilma õlleta. Ei saa jah, siit tuleb proteiine saada B-vitamiini. Jah. Nii et tuleb süüa. Muidu muskel ei kasva. Alkusöök. Kuidas on siis? Ma olen ainult kurki maitsnud, ma ei tea veel, kuidas on. Kurk on, maitseb nagu kurk. Rasketel aegadel teistmoodi on see hommikusöök siin. Ma võin kohe ära öelda, et see kogus, mis siin on, sellest ma söön harilikult hotellis, ma arvan, ma söön mingi 5 korda sama päeva. Siis mõtlesime, et panen mingi 4 muna, või oli mingi mune panin, tood 1 mune, tavaliselt ma söön ka rohkem. Aga võib-olla kana ei munenud rohkem. Nii hotellis visati meid välja, õigemine aeg tiksus ja siis mõtlesime, et tuleme vaatame enne, kui me põrutame Tartusse, mis asi need on, lossimäed kuskil või? See on mingi Viljandi vaatamisväärsus või? No seal on järv, kus me käisime eile. Nii, nüüd ma näitan teile selle lossimäe ära, et tegelikult ei peagi Viljandisse tulema. Et vaadake, siuke on, siin on vanad lossimüürid. Ma ei tea, kas keegi elab siin lossis veel või kuningas elab siin või? Ja siin saab kiikuda ka. Kati üksi kiigub, siis tal ei ole sõpru. Ta peab üksi kiikuma. Noh, anna gaasi! Kavatseme nagu õlli. Tead seda, et juudipoiss on autokastis ja karjub anna gaasi! Anna gaasi, onu, anna gaasi! Ühesõnaga, tulge kiikuma.
jah. Uskumatu, tulime siia, siin on need Viljandi lahtised meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis. Vaadake, kohe üks võistleja läheb. Kas ma tõesti võitsin? Kati, lavale. Pealtvaatajaid on päris palju tulnud siia. 2 tükki. 2 pealtvaatajaid. Nad väga ei viitsi Ma tänan kõiki oma fänne, ma tänan kohtunikke, kes mulle selle võidu andsid. Loomulikult konkurents oli kõva, seda peab mainima. Aga ma ei tea, nüüd edasi tulevad järgmised võistlused juba Mr. Olympia, sellepärast ma võitsin nende Viljandi kohalikult meistrivõistlused. Ja see oli IFBB võistlus. Aga nüüd edasi peab minema dopingkontrolli. Ma siis lähen. Ja nii ta oma tiitlist ilma jäigi. Siin sõna ära, ma ei ole mitte kunagi midagi kasutanud. Ega üks, kes seda mainib, ma annan kohtusse. Nüüd oleme tulnud siia Viljandi kõige kuulsama silla peale, see on Rippsild. Teate, mis selle silla see omapära on? Ta on nagu sild, vaata, ta ripub niimoodi. Sest ükski teine sild, vaata, niimoodi ripu ühe kalda pealt teise peale, aga see sild ripub. Ei no tegelikult tundub see Viljandi päris lahe koht. Tundub küll jah, et siukene nagu, ma ei tea, siia võiks teine kordki tulla. Jah, siuke päris suur, ma mõtlesin, see on mingi pisike linn ja siuke nagu väike, aga siin on jah, päris suur ja järv on see lahe, mulle meeldib see nagu veekuuga peab ikka olema. Jah, ja ilus on, väga ilus, väga siukene korras, kuigi praegu on kõik üles kaevatud, aga noh. Ja, terve keskliini üles kaevatud. See on vast ikka ajutine. Kõik tänavad nagu. Sõitsime mööda. Tahtsime sõita Tartusse, aga tuli välja, et siin on Võrtsjärv. See oli meile täiesti... Tartusse sõita, aga Võrtsjärvi ette ei saanudki Tartusse. Ja, täiesti üllatus. Aga siin ei ole silda ka, et siit üle saaks Võrtsjärvist. Me peame siia jääma. Nii, me jääme siia. See on siukene... mis asi see on? Külastuskeskus. Söök ja jook. Näed, siis saab majutus. Siit saab võib-olla söök ja jooki. Ja Kati lubas uima minna. Ette lähen kindlasti jalgu pidi. Fun fact, et ma ei ole kunagi vist Võrtsjärves ujunud. Külm, jah? Ma ei ütleks, et soe on, aga suht sama nagu eile seal. Mulle tegelikult ikka külmeb. Minu ujumas? Niimoodi jalgadel on küll nagu hea selles mõttes, et nagu õues on mega kuum ja siis on hea niimoodi seista siin. Aga ujuda ma siin ei tahaks küll. Mis sa ütlesid? Pärast hotelli siit ostame maasikaid ja siis vahukoord ja siis selle Dom Perignoni šampuse. Sa teed selle šampusega? Ära joon. Mõtlesin, võtad vanni. Jah, pärast peaks võtma... Ei, selles mõttes, et sa võid mulle vanni jaoks ostma. Ühesõnaga pärast peaks ostma tõesti mingi arbuus, oli ka siin jumala magus. Muidu, kus me oleme ka, et me oleme Tartus Lõunakeskuses. Terve tulma. Ma vaatame, suht on tühi Tartus siia midagi. Nii, tulime Põhjakeskusesse sööma, mis see Kati... Lõunakeskus. Lõunakeskusesse. Lõunakeskusesse. Enne me läksime Põhjakeskusesse või läinud? Põhjakeskus on Rakveres. Okei. Ühesõnaga tulime see sööma, sinna mingisugune buffet. Palju see oli?
1,59, 100 grammi, tegelikult suht kallis. Jah, minu jaoks palju see korraks maksma läks. 8 €. Minu oma läks siin, võtsin natuke liha ja natukene süsivesikud läks 15 €. Tegelikult, sul on keefir. Keefir ka, jah. Ühesõnaga vahet ei ole, sööme siin ja vaatame, siin on mingisugune maailmameistrivõistlused hokis. Tartus Tartu hotelli või? Ja palju see hotell maksab? 65 € oli. 64 sentidega. Aga no vaata, rikkad sente ei loe siin meil. Väljavaade on selline. Telebusser, konditsioneer on täitsa olemas. Vaatame, kas vannituba on ka või see on ühisvannituba. Siuke... jah, ütleme nii, et Viljandi parkhotelliga ei anna võrrelda, noh, okei hotell, aga kui käimla jah, üks inimene oli seal sittus parasjaga. Vabandust. Ja siis nagu ütlesime, siis ostsime maasikaid. Muidugi poole omasid me ei hakanud Eesti omasid ostma, sest need uudist, mis on, et kohutav, nad tahavad saata Eesti inimesi, saadavad perega maasikapõllule tööd tegema. Et need inimeste eest nagu noh, need inimeste eest nagu võideldes, kes aetakse vägis sinna maasikapõllule, siis meie seda küll ei toeta, et meie inimesi varjastatakse niimoodi. Meie inimene on ikkagi valge inimene ja tema ei tee sellise musta inimese tööd. Ja siis noh, ostsime selle põhimõttega, me ei osta neid Eesti maasikaid, mis on ka hästi kallid kindlasti, et siis võtsime Poola maasikaid ja maitsime, kas need on head. Võib-olla need Poolas on sa oled raudselt maitsnud? Ei ole. Sa ostsid turult maasikad ilma maitsmata? Seal oli kirjas magusad, suured maasikad. Ma võin ka panna kirja sinna peales kõik mida. Siis, hästi magusad maasikad. Ja siis võib-olla need Poola maasikad, siis on need Ukraina see võõrtööjõud ja need vastikud Ukrainased on korjanud, need siis nende omasid võime süüa, neile nii palka ei maksta, aga meie ei toeta seda, et meie Eesti inimene, oma inimene läheb sinna maasika korjama mingisuguse väikse palga eest nagu. Nii, võta siis ka maasikas. Ma küll ei ütleks, et see magus maasika on. Tünni said? Noh, jah, päris plasmassi ei ole. Aga on paremaid saanud, nii et Tartu turule, et kui lähete ostate maasikad see... Aga äkki lihtsalt sinu oma ja minu oma mõlemad olid korraga siukse? Et kui lähete Tartu sinna lõunakeskusesse, seal maasika müüakse pool omasid ja see on kiiras suuretud. Aga Ruusimaa siin ka ja Ruusimaa maitsesin ja see oli magus. Sa olid sealt esimest kohe? Jälle mingid vanad varemed või? Ja Tartu Toomkiriku tornid. Aga lahe koht Toomemäel siin, mulle hullult see Toomemägi meeldib. Siukene mõnus koht, kus jalutada. Ja eriti suvel siukene, ma ei tea. Kell on mingi 9:30 õhtul, lihtsalt õues on nagu mega palav. Ja ma ei tea, selline hästi mõnus chill koht ja ei, mulle Tartu nagu väga meeldib. Et siia võiks nagu tihemini sattuda, aga ma olen kuidagi siukene, no ei tea, ei viitsi sõita ja nii. Kuigi noh, samas hakkad mõtlema, et ega see ju nii pikk sõit ei olegi, et võiks nagu natuke tihemini endal võib-olla sabast kinni võtta ja nagu tullagi. Aga ei, siin on mõnusad siuksed tänavad ja mulle meeldib õudselt selline mingi vanaaegne siuke arhitektuur ja selline, et alati kõik linnad, kus ma oleme käinud, et sellised kohad mulle nagu väga meeldib seal jalutada. Eesti kauneim linn on Tartu, Emajõe kalda peal. Kopp see kallas. Jaa. Täna on 4 päev vist.
rahva vähesuse üle just kurta ei saa. Õnneks tuli see koroona ja inimesed kõik töötavad, nad saavad nüüd siin sillida. Muidu eks pean tööl olema. Igal pool on need hoia vahet näha on, vahet hoitakse täiega. Nüüd on hommik käes, oleme siin Tartus, ma ei tea, kas me jääme Tartusse või jää täna. Ma mõtlesin, et lähme trenni. Aga natukuni on, siis mõtlesin, et natukene väiksed rasvapõletajad ja et lööks silmad auki peale. Kati ei julge seda võtta muidugi. Et see põletab liiga hästi rasva ära väidetavalt. Nii et oleme sisse, saab energiat trennis. Ja mõtlesime, et lähme MyFitnessisse. Et siin Tartus me ikka käime, siis me käime erinevates jõusaalides. Et ilmselt Korsa on hea jõusaal, aga seal me oleme juba käinud. Võibolla, kui Korsa kutsub meid järgmine kord ja sponsoreerib, siis võibolla tuleme Korsasse. Lähme vaatame, mis mingi Annelinnas pidi olema üks MyFitness ja su vend rääks eile, et ta käid selle, see pilet suur olema. Kuskil lõunakeskus ka, aga lõunakeskus me juba käisime ja seal me saime nii jubedat sööki, et näed juba hommikuks saad paks seal sööda, maksad tohutu raha. Äkki on MyFitness samasugune, et lähed sinna, teed trenni, aga hoopis paksuks muutud. Et me lähme siis ühesõnaga otsime Annelinna üles, see pidi olema Tartus mingi linnaosa ja siis vaatame, äkki saame seal MyFitnessisse, seal on vist mingi tutvumistasu on odav selle pärast sinna, ega muidu lihtinimene siukse trotini, kui meie oleme, ei jõua käia siukses kallis eliitklubis, nii et me käime lihtsalt üks kord. Nii et lähme. Ühesõnaga, tuleme siia trenni. Suur saal on ja täna on jalapäev. Kuna ma teen ka, mul on selg on kehv, siis ma teen alati selga ka ette. Iga päev jalga ja peaaegu iga päev selga ka. Vaatame. Mega hea. Kati proovis ka seda rasvapõletajat, kuidas see tundus? Mega hea. Ei see jah, päris nagu ikka süda töötab suht kiiresti. Julge väga rapsida pärast süda. Jah, nüüd. Kellel on probleem aeglase südametööga, siis soojab. Et kasutage põletajaid, mis tegelikult ka töötavad, enne. Ärge tassige raha. Ja mis on ebaseaduslikud. Mis on ebaseaduslik, on kasulik. Ei kasutada, või selles mõttes, et kasutada ikka või vahel ei teada. Kui täna on jalapäev, mis see piitsapsed teeb? Ja pärast, et see on teaduslikult tõestatud, et jalapäev soovitakse ka piitsatreeniga. Siis pidi suured piitsad saama. Ikka ma suuri piitsad. Suured piitsad. Noh, kui käid mingid teises saalis, siis isegi kui on jalapäev, siis ikka kuidagi lõpeb kõik nii, et teed kõiki asju. Lihtsalt nagu vaheldus mõttes nagu ikka, isegi kui see on sama aparaat, aga teine firma, siis mõtled nii teistmoodi. Siis on kiusatus kõike teha, jah. Ja mina olen kõike vähem see, kes ütleb, et peab üks kord kuus üht lihast tegema, muidu ei taastu ära. Et mida rohkem teete, seda rohkem kasvab, peaasi, et ainult te toite.
aeda, aga naaber on, me oleme kaasomandis naabriga. Davai, siis läheb küll naabri aeda. See on nii rahus, nad nagu oma ette. Tuled või äia, papa? Tule jumal! Pane palun õli ka sinna panni alla. Õli, head õli, mitte jama õli. See pudel, saad aru, klaasipudel. See on hea õli, see. Kus sa lähed, isa? Kuule, Kati, kuhu sa sattusid? Issa meie ütleb. ma ei saa ise ka aru. Olime Tartus jumala chilleli olla ja järsku oleme sattunud kuhugi meile kuhu. Kuskile Simmalile. Pandisin tööle kohe. Meil oli jumala hea olla, oli motellis midagi tegema ei pidanud. Chillisime ja siis sa tulid hakkasid. Konditsioneer oli hea, jahe oli. Saasad söövad, et rõõmus. Pane siis, pange need ka siis. Ei, tegelikult ei ole. Väga lahe nagu alati siin kasvab. Mul läheb muidu ära siin käest. Ühesõnaga sattusime Triinu sünnipäevale, kellele sünnipäeva ei tee. Ruto! Kes siin komandab kogu aeg. See 40 täis. 40 sain täis, aga esimest korda elu jooksul on siis suvel saan sünnipäeva pidada. No sa saad esimest korda elus 40 ka nii, et Ühesõnaga sattusime siia kuhugi sünnipäevale kasja peale. Pidime küll edasi minema, aga jälle tiiriti halvale teele. Joodeti täis. Seda raudselt järgmises õnne 13. naha. Ma arvan, et seda klipi on õnne 13. naha. Oi, aitäh teile! Oi, kui tore! Ma proovin kohe kõrva. Minu käest nõutakse ei tea mida. kuule, halloo, sa ei jõua nii kalleid osta. See on Dissento. Ta ei teagi, mis see on. Meeste rahvale kindlasti ütleb see hästi palju. Kohe proovime. Juurde lisama kommentaari, et tegemist ei ole armukestega. Jah, selle video me võime üles jätta, seda me ei pea maha võtma. Ei pead tsenseerima nii ilus nendega, ausalt, neile see on nii kole, vaata. Tal ei ole kõrvasti, sa ütled, et see on nii ilus, issa, las ta paneb kõrva nüüd enne. Täpselt nagu Ma ei oska midagi öelda, ma viskan silda. Issand, kui ilus. Kulda ja karda minu silma. Kas äiapapa Äiapapa, kus on minu issi? Ja kellel on issi, kellel on äiapapa, vaata. Klittega. Ei, neid No tegelikult ma sain veel ühe kingituse, ma sain reisile. Kuhu kohta? See reisile ma sain... No see koroonatütar. Mis tühistati, on ju? Jaa, Urgadasse sain ühe fantastilise reisipaketi. Aga kahjuks see jäi ära. See oli koroona. Pole hullu, meil jäi ka reis ära. Aga see oli, jah, see oli minu sünnipäevakingitus, aga see jäi nüüd ära. Ma pean jääma. Aga see lükati nüüd edasi, novembri lõppu. Kust tuleb see uus buum? Ja ma loodan, et ma saan selle sünnipäevakingituse kätte. Vaata, tulevad. Stsenaarium on. Nii kaua olid ta aidas kinni või? No nii, räägi. Näita, mis sa tõid. Näita. Paljast ju. Tegite peesulõike või? Peetud ära või? Kuhu sina oma käe paned praegu? Halloo! Tegite peesulõike või? Peetud ära või? Kuhu sina oma käe paned praegu? Halloo! Ma olen jõudnud siia kuskile niimoodi, et kui sul on Aliase mänguni. kuidas seletad ja selle sõna seletamise jooksul Ja saate aru, see minu kass Taisi on muutunud täiesti sügelaks koera näoks. Kurt! Ui, kui! Pole hullu midagi. Nii et Kati, mis sina arvad sellest loost? No sa võid nüüd kõigile rääkida, kuidas sa koeri vihkad, aina, et see on näha täiega. Nii, davai! Nii, okei. Nii, oota. Ühesõnaga, me oleme kogunenud siia Mida läheb koju? Kuule, Aliast mängima. Mina olen koos, mis ta nimi oli? Gordon Ramsay'ga. Põhimõtteliselt läheb mingi loosiga. Ja me kavatseme selle mängu võita lihtsalt. Aga hiljem täpselt nii mitmendal numbri peal sul. alustame nullist siis nii-öelda. Kuule, Kristo. Meil on valge nupp. Ei ole või? Meil on valge. Olümpia hakkab. Roheline. Ühesõnaga, me üritame mängida Aliast. Kellega sa paaris oled? Ei pead olümpia. Minuga. Mis värv teil on? Ma ei kujuta ette ka siia või roheline.
M-komba. Ei, teil on Nagu te näete, valikus, siis, kas kollane või punane on valikus. Mängib väga hästi. Teil on valikus, kas kollane Meie või juhime, punane. on ju. Võtame punase. Meie juhime. Nii. Jooker. Kes alustab, mis? Mina või? Juhime, jah. Musite. Nii, kes alustab, mis? Alustame. Me võime alustada. Hea küll, me alustame. Nii, minu koer. Nii, ja mis number peab me alustama? Ma lõin minu koer. Alustage 7. Teeme 7. See on liiga lihtne. Gordon Ramsay teeb hommikusööki. Ei ole mitte Gordon Ramsay, vaid Jamie Oliver, vaata, see on läga täis kõik vaata. Gordon teeb, siis on nagu korras. Et täna ei saagi hommikusööki hotellis niimoodi kohe, nii et tehakse valmis juba ja tuleb ise tegema. Ma ei tea, keegi ei teinud. Vedelevad siin kõik. Keegi teeb. Kõik jah, mingi lõsud. Lindi teed. Kuule, hommikusöök, üks kell on 8 või? 2 Et miks hommikusöök valmis ei ole? Miks hommikusöök valmis? Me oleme küll aega Tule kaasa korra, ma näitan sulle kuule. Hommikul tegime sulle väikse siukse nagu... See on see orgukringel. Orgukringel, kui tahad väikest Ja siin on sulle üks vorstisai. No näete, milline siin on siis, noh. Miks me siin? Oi, kui ilusti ta alati laulge! Hommik asepeal. Mis maitse on? Liha maitse on. Kartuli maitse on. Triin, sa oled pikemaks kasvanud või? Katiga veel. Ma olen ikka omast mõelnud, aga Kati on kasvanud vist natukene hea. Nüüd sõit meie Eestimaa see ringreis, kus me käisime põhimõtteliselt igas linnas, hakkab läbi saama. Lähme sõidame Tallinnasse tagasi. Kuidas siis eilne Peipsiäärne tutvustus oleks? Mis muljed? Ikka tutvustada Peipsiääris on ikka tore nagu ole. Pettuma ei pea, kui seal käid. Kati on jutuks. Seda kuni ja ma üritan nagu sõitma selle keskenduda rohkem. Kuna autoga siin ka väiksed probleemid siin ja Autol hakkab turbo, hakkab sabana ära puhastada, aga ma ei saa kuidagi teenindusautot. Kui liigub edasi, tuleb jaanipäev ja siis ongi vist. siis tulevad jõulud. Siis tulevad jõulud ja siis ei saagi. Siis peab ilma turbota sõitma, aga ilma turbota Jeep on sükene Ütleme nii, et raskusi on isegi rollerautost mööda sõitmas. Aga noh, siis me lähme siis Tallinnasse tagasi ja tore olid vaatsite. Me peame vist veel sealt Maardust läbi jäima. Toidulisandid ostma, vaatama. Peame sealt toidulisandid.ee läbi käima. Jah. Ostame sealt toimivaid rasvapõletajaid ja muskleid suureks tegevaid proteiinipulbreid. Mina üritasingi rahvale elu sisse saada, aga kõik olid nii juua täis, et isegi Aliasest ei tulnud midagi välja. See oli kõige Alias, siis ei saanud keegi... Ei olnud, me olime Triinuga nii pettunud, me olime nii valmis mängima. Aliast on mõttetu mängida. Olime siuksed sõjakad juba ja valmis võitma ja siis lihtsalt keegi lihtsalt ei osanud mitte ühtegi sõna seletada. Isegi kõige lihtsamaid sõnu ei osanud seletada. Kõik oskasid seletada, lihtsalt aru ei saanud.